Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja täna ma näitan sulle, kuidas mina enda meiki teen. Ma arvan, et igal ühel on nagu mingist ajahetkest välja kujunenud, ma mõtlen neidudel, kuidas ta oma meiki teeb ja mul on ka juba välja kujunenud. Selline nägu on mul siis, kui on nagu suvi. Et kui on ikkagi enamus ajast olen ma siuke lubivalge. Kui ma nagu alustan, mina ei tea, mis selle nimi on. Concealer, primer, mingi foundation in one. No kõik ühesõnaga mingi, kõik koos. Seda ma tavaliselt panen on ja talvel on see nagu sulandub minu nahaga ühte. Nüüd on see nagu lubi lihtsalt minu näole. Tavaliselt, millest ma alustan, on minu need silmaalused. Nad on tumedad on ja tavaliselt ma olen kasutanud seda ka, mis on Yves Saint Laurent'i siuke kuldne, siuke kepikene, mis ongi nagu mõeldud nende kohtade helendamiseks. Ja hakkame nüüd seda mökerdama siis. No sa näed, et on ju täiesti palju valgem. Ja tavaliselt see nagu ei ole mul aru nagu sulandub muidu tavaliselt ühte. Siis mul on praegu nii teissugune olemine, et ma isegi ei mäleta, kuidas ma endal teen seda. No igatahes mökerdad seda siia. Siit ka nagu ebaühtlane. Nagu siuksed laigud. Don't know. Siia ma panen nagu hästi õrnalt. See oli vaat siuke asi, mingi Max Factori, mingi jura. Ma ei tea, kas see on hea, ega ma pole kunagi midagi muud proovinud. Kulmudega ma tavaliselt ei tee mitte midagi, sest mul on väga head kulmud. Ma ainult vahel vaatan, kas mul on vaja laagida neid. Mul ju kasvavad kulmud kokku ju. Mul on ju nii vägev see karvkate, no. Ma pean isegi siit tõmbama seda aru. Sest et muidu ma olen lihtsalt unibrow. Ja vaata, kui on nagu siuke tavaline päev, tavaline koolipäev või täiesti suvapäev, siis ma tavaliselt ei pane üldse mitte midagi, ma panen ainult ripsmeduši. Kui on natukene pidulikum päev, siis ma panen ka, või kui on lihtsalt tunne, siis ma panen silmapliiatsi. Ja vanasti ma kasutasin lihtsalt mingit siukest, et lihtsalt tirid siia mingit kriipsu nii. Aga mul on üks megasõbranna, kes mul sõbranna töötab ilu asjadega ja iga jõul on nagu teada, et me saame meigi kollektsiooni juurde ja see on ikka megana. See on mega Yves Saint Laurent'i siuke silmapliiats või silma kriipsuse tegija. Ja siit ma ta avan. Sellele on vaja siis silmapliiatsi seda paganama pinslit. Mina võtsin lihtsalt mingisugust silmapinsli, aga see ei olnud nagu piisavalt peenikene. Ja siis ma lihtsalt lõikasin ta nagu siit otsast, lõikasin ta nagu teravaks. Oota, kuidas ma nüüd seda teen? Ma teen lihtsalt nagu siukse kriipsuna. See pintsel ei ole üldse hea. Mul sõbranna kindlasti vaatab, Nele, mida sa teed? Siit ma vist nagu tõmban nagu veits ülesse. Või tea ka, ma suht suvalt mökerdan nii, et nagu välja näeks lihtsalt. See Yves Saint Laurent'i eyeliner on sellepärast hästi hea, et ta on nagu nii tugeva pigmendiga, et ta teeb nagu tõesti must nagu tugevaks. Vanasti ma kunagi ei teinud midagi alla, ma alati jätsin alumise nagu heledaks. Aga nüüd ma olen läinud üle sellisele asjale, et ma teen hästi väikese kriipsusi alla ka. Hästi heledaga, et ta nagu natukene seda kontuuri teeb. Mina olen põhimõtteliselt eluaeg kandnud siukest nagu silmale sellised kuldseid toone. Nüüd on ka mul nii ära räsitud, nii ära kantud. Siin otsa peal peaks olema vist kirjas ka mingi Max Factori või L'Oreal. No ei tea. Perse raisk. Ma ütlen, ma olen täiesti oma elemendist väljas praegu. Ma tegin nüüd selle valge. Tavaliselt teen normaalselt, aga panen kaamera käima, kõik läheb nässuna. Okei, selle elab üle. Et ma olen pannud niimoodi, et silma siia nurkadesse seda tumedat, keskele seda keskmist ja äärtesse seda valget. Aga nüüd seda äärmist osa ma hakkasin tegema vaat selle halliga. Võtan ühe selle asja, nühin siit. Tumeda. Kui nagu vaadata piltide pealt, kuidas umbes on tehtud, ma arvan, saab järgi teha küll. Ja mis teeb nagu ka kenaks, kui teed siia selle kriipsu. Kui nagu algul võib igati moodi mäkerdada. Ja pärast saab nagu võtta seda kõike vähemaks. See on nagu ka hea asi. Seda keskmiseks värviks. Kasutan nagu seda rooset. Jantida siia.
Niimoodi. See on nii õrn nagu. Ja siis see keskmine osa ma kasutan alati siukest sädelevat. Tavaliselt, kui mul midagi nihu läheb, siis mul on alati need mingid wipesid olemas, mingi cleaning wipesid. Et näiteks ma saan praegu siin näpud ära puhastada. Et selle keskemise, kui teed sädelevaks, siis see nagu kuidagi avab silmad. See avab su silmad. Teed siia nagu niimoodi. Ja natukene võib-olla alla ka. Lihtsalt siukse õrna sädelusega. Õrn hele sädelus. Siis ta on, ma ei tea, kas siin on näha nagu. Mida siin üldse on näha. Ega no pärast panen prillid pähe, siis pole üldse midagi näha, eks ju. No, et siis nagu tõmbab natukene heledamaks. Mina ei tea. Ja siis ma teen selle. Teen ka natukene heledamaga. No, suhteliselt suvalt. Ma olen selle silmavärgi nüüd kõik ära teinud. Siis vahel on niimoodi, et see kriips, see silma eyeliner jääb nagu selle heleda kihi alla, et vahel ma teen ta nagu tumedaks uuesti üle, aga mulle praegu ta sobib. Ja nüüd ma teen ripsmedušiga. Ja mina kasutan siukest ripsmeduši. Vaat minul on ripsmed hästi pikad. Mul on üldse, nagu ma ennegi ütlesin, karvkate siuke normaalne. Mul on see kulmud väga tugevad ja mul on ripsmed väga pikad. Ma ei pea kasutama mingeid neid kunste. Noh, hakkab juba täiesti nagu looma. Nii on nagu silmad tehtud. Siis vahel ma panen ka põskedele midagi, aga ma ei tea, kus see on mul kadunud. Ma võtan, mul on jällegi Yves Saint Laurent'i oma sõbranna kingitud läige huule pulk. Ja siis ma panen lihtsalt nagu siia ka. Ma panen näiteks niimoodi. Ja niimoodi. Siis ma hakkan seda nagu ajama. Ega see eriti ei toimi, nagu sa näed, on ju. Aga noh, midagi natukene pondu. Natukene nagu. Ajad lihtsalt nagu suvalt laiali. Mul on siit ka igalt poolt see. Mul on nagu näonahk vist haiguline lihtsalt. See on nagu maalikunstne. Teed kuidagi pärast saad siluda, kogu aeg siluda aina ja siis lõpuks midagi tulebki välja. Vahel on nii, et oled nii pikalt juksinud, et pigem juba võtta kõik nulli ja alustada uuest. Ma teen selle ülemise ääre. Läks juba sassi. Kõige imelik valgus on siin, ma ei näe väga. Teen selle ääre ära ja nüüd hakkan seda vähemaks võtta. Ja nüüd ma võin sulle näidata, et kuidas ma tavaliselt endal sonksi ka teen. Viimasel ajal ma olen teinud niimoodi, et nagu 3 kriipsu nagu 1, 2 ja 3. Rullid, rullid ja rullid ja klõpsakatega kinni. Aga täna ma teen teistmoodi. Täna ma teen 2 kriipsu ja niimoodi nagu kõrvale. Ja mis ma teen on, ma hakkan kruttima. Krutin. Ja panen kinni. Ühega ja teisega siit pealt. Et ta lukustaks. Nii. Tõmban natukene löduks. Ja teine pimm. Ja ühega. Teisega nagu lukustan ära. Ja nii mina olengi valmis nagu. Nüüd sa tead, kuidas ma enda meiki teen. Ja kuna on nüüd 1. september, kooliaasta algus, siis mina omalt poolt soovin sulle ka midagi kooli kaasa. Et sa nagu tunneksid sellest koolis õppimisest rõõmu, nendest inimestest, kes sinu ümber seal on. Hoia on ju suhteid ja minu jaoks oli koolis olemine väga pingeline, aga ma arvan, et see tegelikult ei on nii hull. Et õppida on ju väga tore tegelikult, kui teha endale mingid süsteemid ja nagu võtta seda kui mingit mängu või kuidagi niimoodi. Et seda nagu mänguliselt õppida. Ja see on nagu lihtsalt üks kogemus. Ei midagi muud. Ja ma soovin sulle head kooliaastat, et sul läheks nagu, et sa nagu tunneksid ennast hästi. Isegi kui on raske, siis nagu leida selles raskes hetkes ka midagi nagu niisugust rõõmsa meelsust säilitada. Ja ma soovin sulle lihtsalt kõike head. Ole tubli. Tšau, kakao.